Tere tulemast tagasi, Ruudulipp jätkub ning selles saate osas vaatame nii kaardisporti kui autoringrada. Eesti meistrivõistluste teise etapi kõige kiirem sõit oli kindlasti Rotax TD2 klassi finaal, kus esikohale pretendeeris vähemalt 4 väga kiiret kihutajat. Valitsev Eesti meister Georg Vann oli seekord tähelepanu ise ja kontrollis konkurente kõik 20 ringi. Stardiga said edu sisse? Sain, selle võrra oli natukene lihtsam, et ma ei pidanud kartma, et keegi iga teine kurv kuskilt oma nina vahele tahab turjata. Kurra tundus, et Liigmann saab peaaegu tuulde tagasi? Väga võimalik, ma ise taha ei vaadanud ja ma ei kuulnud ka, et ta vist väga lähedale jõudnud, kuna ma ta mootorimüra ei kuulnud, aga võimalik, sest mul oli ka vahepeal natuke oli probleeme käiguvahetusmehhanismiga, et aeg-ajalt juhtus väike käiguaps, aga see üldkokkuvõttes väga suurt rolli õnneks ei mänginud. Kas see ees sõitmine tegi elu lihtsamaks? Ei usu, ses mõttes, et raskem on pingutada, kui üksinda sõidad. Et teistega ei ole võrdlusmoment ja tõesti ei ole üldse nii lihtne, kui arvata võib, et pigem on isegi keerulisem kui pundis sõita. Georg Vanni selja taga vahetusid kohad korduvalt ja lõpuks oli kõige kindlama käega avaetapil üllatusvõidu saanud Tõnis Liigmann, kes finišijoonel edestas Tristan Viidast 0,13 sekundiga ja vaid 9 sajandiku hiljem oli finišis 4. kohaga leppinud Kenneth Hildebrand. Kõige noorematest kadettklassis võttis üllatusvõidu Karl Kenneth Neuhaus, võideldes väga vapralt 3 kiire Venemaa võidusõitjaga, kes aga omavahel rajal sõlme läksid ja lõpuks päästis Steven Pärnasaru eestlastele koguni kaksikvõidu. Klassis mikro oli favoriidiks Rapla etapi võitja Kaspar Korjus, kuid mitmed sõiduvead said seekord saatuslikuks. Lausa 5-sekundise võidu sai Georg Kõss, teine oli Kaspar Korjus, kes kõige napimalt pääses Karl Leesmaa käest. Raketklassi finaal kulges põnevalt ja leidis lahenduse alles viimasel ringil. Võitja Oliver Nurmik ja tema kommentaar. Räägi, Oliver, mis seal eelviimases kurvis siis juhtus? No ma üritasin nagu mööda sõita, tulin tuulest välja ja siis läksin sinna sisse, siis ma hakkasin natuke libisema ja ta vist natuke nagu keeras peale. Ja siis me vist mõlemad lendasime välja või igastas. Ma sõitsin kõvasti põllu peale, aga meil oli teistega nii suur edu, et siis ma jäin ikkagi esimeseks. Teine koht Ragnar Veerus ja 3. Simon Loomets. Rotax Minimax klassis üritasid poodiumile nii lätlased kui venelased. Lõpuks libises esikolmik teistel eest ära ja kaksikvõidu võtsid ikkagi eestlased. Võitja oli Artur Floom, kes edestas Jan-Markus Kõõrat 0,4 sekundiga. Klassis Rotax Junior oli rada vaid eestlaste päralt. Lõpuks sai väga kindla võidu Fred Joonas Alliksaar, kellele sõit algas aga üpris üllatuslikult. Räägi stardist, see sul kõige parem ei läinud? Ei läinud jah, et hoidsin liiga kaua kinni ja ei õnnestunud päris hästi, et oleks pidanud veel vähe harjutama. Sõiduga probleeme ei olnud? Ei olnud, et tuli suhteliselt stabiilselt ja suutsin närvi hoida ja täpselt nii läkski. Mis sa tahad ära teha selle ajal? Et üritan see aasta ikka Eesti meistriks tulla, et äkki õnnestub MM-ile minna. Finišis oli Jan-Adrian Jõeru eest tema edu ligi 5 sekundit. 3. koha sai Sten Dorian Piirimägi. Rotax Max klassis eeldati Aavo Talvari kindlat võitu. Finaal ise algas aga üllatuslikult ja kõva võitlusega. Soojendusringi kontrollisid kenasti, mis seal siis esimesel sirgel ja õigemini enne esimest kurvi juhtus? Ma ütlesin, et see on hea stardi, aga ei läinud nii nagu tahtsin, et Rain sai väga hea stardi, et ei saanud päris kõrvale või ette. Kõrvale sain, aga päris ette ei saanud. Edasi rehvid olid küll suht libedad, kui suutsin nagu tempot tõsta ja Rainis mööda minna ning siis sain väikse vahe sisse, kuigi lõpus olid ajadus samad. Tegid ise endale sõidu huvitav. Teise koha sai lõpuks Rain Laupa ja 3. oli Märten Metsaviir. Rotax Masters klassis tõusis Eesti meistrivõistluste liidriks Eke Nurm, teine oli Erki Lehiste, kellele vaid punktiga kaotab Argo Tamm. Eesti meistrivõistluste 3. etapp sõidetakse 17. ja 18. juunil Põltsamaal Kuningamäe rajal.
Autoringraja Eesti ja Balti meistrivõistluste etapis võistlejad mai viimasel nädalavahetusel Leetu Kaunase lähedal olevale Katsergiine ringrajale. Vaieldamatult paljude sõitjate lemmikrada Baltikumis pakkus veel ühe väljakutse, vihmasaju ja märjaraja. Klassis BMW 325 Cup oli ka kogu võistluse suurim registreerijate arv 11 võidusõitjat, kelle seas ka üks naisterahvas Kersti Lang. Sama klassi kvalifikatsiooni võitis Kristo Krimpus, kes kordas sellega ka oma eelmise aasta tulemust. Üllatuslikult järgnesid talle aga Taavi Klooren ja Marek Saar. Varem väga kiiret sõitu, seda eriti kvalifikatsioonides, näidanud Raimo Kulli oli alles 6. stardipositsioonil. Kvalifikatsiooni võit, et sekundiga teises, et vihm mul on siia ristedes, kvalifikatsioonid alati vihmaga võitnud, aga stardis, see esimene koht stardis on natuke halb, et eelmine aasta stardisin ka sealt, et ta on mäe peal ja stardis, kui sa lased piduri lahti, ta vajub kohe tagasi hakkab vajub. Et siis nagu tuleb hoida kannaga pidurit ja varmaga anda gaasi, siis kui sa stardis lähed, et see on natuke ebamugav. Start nii hästi Krimpusel ei õnnestunudki ning juhtima asus Saar. Kuid siis haaras ta varsti oma liidrikohad tagasi, peafavoriit Kulli sai aga kohalt väga hästi minema ning tõusis kiiresti teisele kohale ja kolmandat ringi alustas juba esikohalt. Kohtad enam käest ei andnud ning selle sõiduga Raimo Kulli võitis. Siiski oli mehel kõvasti tegemist, et konkurendid lõpus selja taga hoida. Alguses sain parema stardi kui teised, tõusid 4. Allpidurusmaal õnnestus veel 2 mööda saada ning teisel ringil Saar eksis ning sain ka temast mööda ning siis üritasin hoida teisi lihtsalt taga lõpuni. Kuna oli esimene sõit tagapeolsega ning märjal rajal, siis kujunes väga-väga raskeks minu jaoks. Tundsin, et olen aeglane ja hoian teisi kinni, kuid õnnestus ennast nii laiaks teha, et keegi mööda ei saanud ja lõpp ja kõik. Kui Raimo Kulli tuli oma ülesandega hästi toime, siis tema tagasõitnud Kristo Krimpus pidi ühel hetkel vaatama ka peeglisse, et mitte anda kohta Keijo Kaasikule. Otsustavaks saigi üks üritus, kus Krimpus koha parandamise asemel hoopis 3. kukkus. Teine start anti juba kuivemates oludes, kuigi rada oli veel vihmamärg ja pidamine muutus iga ringiga. Asju ei teinud lihtsamaks ka eelnenud võistlussõidus esimesse kurbi maha läinud õli, mistõttu toimus ahelkokkupõrge lausa 4 auto osalusel. Kristo Krimpuse masin libises kergelt vastu Keijo Kaasiku autot ning see omakorda tegi pirueti. Indrek Nilsson ja Kersti Lang ei näinud aga võistlejate seltskonnas piisavalt ette ning mõlemad sõitsid omakorda Kaasiku autole sisse. Lang ja Kaasik jäid selles situatsioonis kohe raja äärde, Nilsson aga kihutas purunenud autoga edasi ja lõpetas 6. kohal. Kuivav rada oli seadistamise seisukohast väga keeruline ning Kulli pidi seetõttu oma koha loovutama Krimpusele, kes oli ilmselgelt kiirem. Krimpus sõitis ka võistluste kiirema ringi ning teenis sellega lisapunkti. Kulli pidi aga hoidma enda selja taga Taavi Kloorenit, kuid pikem kogemus maksab ning üle finišijoone tuldigi järjestuses Krimpus, Kulli ja Klooren. Tabeliliider peale 2 nädalavahetust on Kulli, Krimpuse ja Klooreni ees. Super 1600 klassis tuli Raul Karul võistluse võitmiseks distants läbida minimaalse riskiga, ent temagi pidi ärevaid hetki üle elama. Nimelt sattus Karu teises sõidus samale õlilaigule, mis hiljem siis BMW klassi avariile kaasa aitas ja autosse tulnud õlilõhn ehmatas mehe esmalt ära ega ometi käigukast. Kuid järgmisel ringil saabus selgus, et tegu oli maas olnud õliga. Eesti meistrivõistluste punkte Raul Karu kahjuks ei saanud, sest konkurente Eestist ei tulnud, kuid Balti sarjas ikkagi 11 anti. Kahjuks siis konkurendid seekord ei tulnud ja stardin 1600 klassis üksinda. Aga üritan punktid koju tuua ja sõidurõõmu ikka natukene, et saabki stressivabamalt sõita. Eesti meistrivõistluste 5. ja 6. etapp sõidetakse 18. juunil Audru ringil, kuhu on oodata ka rekordarv BMW klassi võistlejaid. Ongi tänaseks kõik, tänud vaatamast ning me kohtume teiega juba 26. juunil ja siis teeb Ruudulipp suurem ülevaate Krossi toidukaubad Viru rallist, mis on järjekordne etapp Eesti autoralli meistrivõistlustel. Kohtumiseni!